Austatud proua president, hea linnapea, tere tulemast kõigile siin saalis ja kõigile, kes te olete meiega ühinenud virtuaalsel teel. Tere tulemast esimesele virtuaalsele rohelise kooliprogrammi tunnustusüritusele. Tänane sündmus on tõesti erakordne, sellepärast et esimest korda ajaloos me jagame rohelise kooli lippe arvutite vahendusel. Proovime seda täna teha. Ja me teame, et meiega on ühinenud hetkel praegu juba üle 100 arvuti erinevatest koolidest, lasteaedadest üle Eesti, kes vaatab lasteaedadega kollektiiviga koos, kes eraldi. Igatahes me tunnetame, et te olete meie lähedal, me ei ole küll füüsiliselt koos, aga tunne on väga pidulik. Tänane sündmus on ka sellepärast eriline, et esimest korda me teeme seda väljaspool Tallinnat ja teist korda on rohelise kooli programm üle-eestiline, nii et samuti on eriline. Ja esimest korda me jagame siis 33 õppeasutusele üle Eesti selle rohelise lipu, kes te siis olete programmis tublisti osalenud ja olete keskkonnasäästliku mõtteviisi oma õppetegevustesse toonud. Aga eriti hea meel on, et siia Tartu Lotte lasteaeda meie tunnustusüritusele on teid kõiki tervitama tulnud ka üleilmse rohelise kooliprogrammi uus Eesti patroon, Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Palun, sõna on teil. Tere, kallid rohenäpud, roheliselt mõtlejad ja rohelusse ihkavad kooli- ja lasteaia pered. Eesti looduskaitse on 110-aastane. Tänavu me tähistame Vaika looduskaitseala asutamist Vilsandi saare taga linnukaitseala ja Artur Toomi ettevõtmisel see aset leidis. Kui me tuleme sellest ajast tänapäeva, siis on loodus ja looduse kaitsmine kindlasti ühiskonnas olulisema koha saavutanud. Ja see põhjus on selles, et meid inimesi on meie planeedi jaoks hästi palju. Ja kui meid on nõnda palju, siis me peame tegema eraldi väga palju tööd selleks, et meie enda hea elu ei kahjustaks teiste head elu. Ja täna ei piisa enam sellest, et me piirame mõne territooriumi, ütleme, et siin on looduskaitseala, siin on reservaat ja siin on selline natuke kasutatavam kaitseala. Neid sõnu on palju ja keerulisi. See on ka väga tähtis endiselt, et meil oleksid need kohad, kus taimed, linnud ja loomad saaksid mõnevõrra rahulikumalt sirutada oma oksi või jalgu ja tunda ennast vabamalt. Aga siiski on looduskaitse täna meiega igal pool. Et loomad ja linnud ja taimed on väga kohanevad ja nad püüavad meiega leppida nii, nagu me oleme ja mõned nendest on selles osavamad. Et me kindlasti panime tähele, et nüüd eriolukordade ajal Euroopas hakkasid inimesed rääkima, et kuulge, et loomad on linna tulnud. Ja tegelikult ma arvan, et teie, kes te olete märkajad, et teie jaoks tundub see nagu naljakas jutt, sest tegelikult olid need loomad linnas kogu aeg, aga suur hulk inimesi kihutas autoga mööda, läks kiiresti koju ära ja ta ei näinud seda kena pilti, mis tegelikult paljudes Kesk-Euroopa linnades on olnud üsna tavaline, et õhtusel ajal kõnnib rebane rahulikult mööda sõiduteed, sellepärast et ta teab, et praegu autosid ei tule. Või leiad oma garaaži tagant metsanotsu tuhnimise jälgi. Et selliseid loomi, kes meiega väga hästi oskavad koos elada ja toimetada, on ju väga palju. Aga on ka teistsuguseid loomi. Et kui me mõtleme lendoravale, kes on Eestis saanud looduskaitse jaoks üheks olulisemaks sümboliks, siis tema on oma elupaiga suhtes väga nõudlik, et mõtleme korraks, mida on lendoravale elamiseks vaja. Kõigepealt on lendoravale vaja seda, et haavapuu kasvaks 30-40 aastaseks. Siis on meie inimese jaoks haavapuu juba valmis, see ongi raieküps haavamets. Aga siis alles
tuleb lendorava sõber rähn ja teeb sinna haavapuu sisse pesa, sest haab hakkab siis pehmeks minema. Meile enam ei meeldi, kui haab läheb seest pehmeks, siis ta ei ole enam meie jaoks kasulik puu. Ja kui rähn on selles haavapuus natuke aega elanud ja selle kena pehme õõnsuse ette valmistanud, siis alles tuleb lendorav ja tahab selles haavapuus elada. Et tema ei suuda kuidagi olla inimkaasleja ja meie ja selle looma huvid on nagu selgelt omavahel vastuolus. Ja me peamegi oma enda peades tegema kogu aeg seda väikest inventuuri, et kellega me saame olla linnades koos, kellega on ohtlik olla linnades koos, sest loomulikult levitavad ju loomad ka haigusi, nagu me oleme kõik kahjuks terves maailmas oma nahal tundnud sellel kevadel. Ja kelle jaoks peame me siis jätma looduses piisavalt hingamise ruumi, et tema päriselt ära ei kaoks. Ja selleks, et neid inimesi, kes niimoodi mõtleksid, oleks hästi palju, varasemast rohkem, siis selleks ongi rohelise kooli liikumine väga tähtis. Ta hoiab meie noored ühes rohelises inforuumis ja mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal maailmas. See on sellepärast, et noored ei tunneks ennast ka abituna, seistes silmitsi kliimamuutustega või nähes, kuidas ökosüsteemid tõmbuvad koomale, vaesuvad, putukate arvukus väheneb. Et nad ei tunneks ennast abituna, et neil oleks ka tööriistad selleks, et anda omaenda panus. Et üsna keeruline on aru saada, kuidas mina saan võidelda kliimamuutustega. Jah, me saame protestida, mis on väga õige ja mõistlik tegevus, me saame nõuda, et need, kes otsustavad, teeksid rohelisi valikuid ja ka see on nüüd sellel kroonviiruse kevadel hästi tähtis, et me sedagi teeme, sellepärast, et praegu kulutatakse hästi palju raha ära, et majandus uuesti käivitada ja oleks hea, kui seda tehtaks koos tingimustega, et uus majandus peab tulema palju rohelisem, kui oli vana majandus. Aga on ka väiksemaid tegusid, kuidas me saame kaasa aidata ja roheline kool õpetabki toime tulema nende asjadega, mille üle meil tegelikult on kontroll. Ma arvan, et väga paljud lapsed, kes on saanud aimu sellest, kui oluline on säästa kas või vett ja elektrit, panna kraan kinni, kui hambaid pesed vahepeal või toast lahkudes alati tuli kustutada. Et need head oskused ja omadused kanduvad koju üle. Et minul on endal selline kogemus, kui minu laps läks 4-aastasena kooli Luksemburgis, kus minnaksegi väga väikesena kooli, siis nende klassis ei olnud üldse lapsi, kes oleks kodus kuulnud, et vett ei maksa lasta niisama joosta. Ja siis nad kõik õppisid selle ära ja vanemad kurtsid, et jube tüütu on, et õudne pahandus puhkeb kodus, kui kuskil vesi jooksma on jäänud. Aga kujutage ette, milline järvetäis vett oli säästetud kevadeks selle ühe ainsa pisikese 4-aastaste klassi poolt. Sest nemad kuulasid, neil oli see oluline ja nad jõustasid seda kodus. Lapsed ja noored on ka praegu meie ühiskonnas need, kes lükkavad seda rohelisemat mõtlemist. Ja et see ei oleks abstraktne, siis selleks ongi rohelise kooli programm. Ja mul on hästi hea meel püüda seda programmi siis toetada ja aidata. Ja ma mõtlesin, et tulla siia Lotte lasteaeda, kus see rohelus on kõikjal, mis on ka selline lasteaed, mis on ehitatud linnapiirkonda, et seda linnapiirkonda uueks luua, tuua siia uut elu ja uut mõtlemist. Ja kus tõesti ka ilma selle rohelise kooli programmita ilmselt oleks hästi palju rohelist tegevust, sellepärast et Lotte on ju ka tegelikult ikkagi pärit loomariigist, kogu Lotte maailm. Lotte maailm on vägivallatu, Lotte lugudes, kui te olete tähele pannud, ei sööda isegi mune, need pannkoogid, et te teaksite, on kindlasti ilma linnumunadeta tehtud, mida Lotte kogu aeg sööb. Ma tean, ma olen Andrus Kivirähu käest seda kuulnud, et see niimoodi on. Siis Lotte on tegelikult sellise hoidliku mõtteviisi sümbol ka väga paljus. Ma arvan, et Lotte lasteaia lapsed kindlasti märkavad linde, lilli, liblikaid ja õpivad neid tundma ja ma loodan, et ka teistes rohelistes lasteaedades ja rohelistes koolides on lastel lisaks tööriistadele, kuidas kaitsta loodust, ka õpetajaid ja kasvatajaid, kes aitavad neil samal ajal tunda seda loodust, sest loodus on õnneks ikka veel mitmekesine ja tegelikult parim viis loodusest hästi palju vastu saada on tunda teda, sellepärast et kui minna
ja vaadata, et loodus koosneb murust ja puudest ja taevast ja midagi vidiseb, siis see on igav. Siis on tõepoolest võib-olla põnevam võtta ette oma arvuti ja leida sealt mõni multifilm. Aga kui see mururinne jaguneb erinevateks taimedeks, kurerehadeks, mailasteks, nad kõik omakorda jagunevad veel täpsemalt liikideks ja kellel on karvad lidus ja kellel on karvad ristivarrega ja kõik see sidin seal metsas äkitselt muutub võsaraadiks ja punarinnaks ja lehelindudeks ja siis on ju loodus sama põnev, kui on kõik muu. Nii et ma arvan, et roheliste lasteaedade ja koolide lapsed lähevad edasi, mitte ainult kaitstes, vaid ka tundes ja uurides. Edu teile selleks ja mina annaksin suurima hea meelega nüüd üle rohelise lipu meie tänasele võõrustajale Lotte lasteaiale. Kõigil ülekande vaatajatel on selle ökomärgise taotlemine ja alles ees ja sõltub aastatest, kui kaugele te olete sellega jõudnud. Mõned saavad seda ka juba korrata, sest iga 2 aasta järel tuleb ju jällegi vaadata, kui palju me oleme edasi liikunud oma rohelise mõtteviisiga. Ja ma julgustaksin kindlasti kõiki neid, kes on liitunud, olema jätkuvalt aktiivsed, mitte heituma, kui võib-olla kohe ei tulnud kõik asjad välja ja kutsuma kaasa ka kõiki teisi. Sellepärast, et meie noor põlvkond, kes teab oma sõprade käest, et planeedi päästmine on nende kätes, peab saama ka tööriistad, et seda planeeti päästa ja selle jaoks on rohelise kooli programm ideaalne. Nii et palun siia Lotte lasteaia ja aitäh kõikidele osalejatele veel kord ja ma usun, et siin Lotte lasteaia juures see lipp lehvib uhkelt. Ja lapsed võtavad need mõtted, mis nad lasteaiast on saanud, kindlasti kaasa ka koju ja teevad ka kodus järjest Lottemini asju. Aitäh rohelise kooli programmi uuele patroonile, aga nüüd direktor paar sõna äkki. Austatud proua president, head konverentsikülalised, kallid kolleegid. Muudame maailma paremaks ja põnevamaks. See mõte ja moto on meie lasteaeda saatnud väga pikki aastaid. Ja me oleme leidnud omale ühe tee, mida mööda käia, et seda mõtet järjekindlalt ellu viia. Me oleme leidnud omale ühe võrgustiku, kes aitab meil seda mõtet edasi viia ja see on roheline kool. Roheliseks kasvamine oli meie noorte õpetajate suur soov, kui me tegime oma esimest arengukava ja nii tore, et meil on õlatugi olemas, kellega koos seda kasvamist teha. Tänase tunnustuse puhul võin ma kinnitada, et see annab meile veelgi suuremat indu, et me ei tee seda tööd igapäevast kindlasti mitte lipu saamise pärast, vaid ikka selle pärast, et väikeste lastega koos kasvada ja nii nagu proua president ütles, seda veelgi Lottemini teha, sest selline Lotte krutski meel on meist kõigis sees ja selle me leiame üles ka siis, kui me oma rohelist teed kõnnime. Me küsisime laste käest häid mõtteid, mida edasi öelda presidendile ja küsisime ka neid mõtteid, mida lapsed teeksid siis, kui nemad ükskord presidendiks saavad. Ja üks poiss ütles, kui mina saan presidendiks, siis ma võtan kohe selle kliima soojenemise käsile ja teen nii, et kõik autod oleksid elektriautod. Ehk see, mida me täna õpetame, on tegelikult laste jaoks väga kõnekas. Nemad tahavad maailma paremaks ja põnevamaks muuta. Ma loodan, et me teeme seda kõik koos ja tänan teid veel kord selle suure tunnustuse eest. Aitäh! Aitäh, Lotte lasteaia direktor proua Viive Vellemaa. Ja mul on ka isiklikult väga hea meel, et rohelise kooli programmi uus patroon on bioloogiaharidusega ja veel Eesti Vabariigi president. Nii et ma usun, et rohelise kooli programmil saab olema hea ja helge tulevik. Aga meie läheme edasi, et kui me andsime nüüd virtuaalsel või füüsilisel teel üle selle rohelise lipu Lotte lasteaiale, siis varsti anname selle virtuaalsel teel siis kõigile 33 õppeasutusele, kes tänavu selle pälvivad siis esmakordselt või teistkordselt.
aga sellest juba veidi hiljem. Kõigepealt me hakkame siin tegema väikest lühikonverentsi, kus kuuleme siis 2 ettekannet. Kõigepealt saab sõna geograaf Taavi Pae, kes räägib looduses peituvast kultuurist ja seejärel läheme videosillaga Sloveeniasse, kus on juba 25 aastat kogemust roheliste koolidega ja kogemustest on ju väga hea õppida. Ja teie head vaatajad siis saate ettekannete ajal jooksvalt ka küsimusi küsida Zoomi chatis ja proovime siis jõudumööda neile ka vastuseid saada. Ja seejärel võtame siis möödunud rohelise kooli programmi aasta kokku ja siis juba lähemegi virtuaalsel teel roheliste lippude kätteandmise tseremoonia juurde ja teeme Eestile sellise virtuaalse peale ja märgime ära siis kõik 33 lasteaeda ja kooli, kes siis selle lipu saavad ja vaatame ka, mida on tehtud, sest tegevusi on väga-väga palju ja huvitavaid ja tervitame teid siis ka video teel, et vaatame, kuidas te seal oma koolides lasteaedades olete. Aga nüüd alustame ettekannetega ja palun nüüd siis geograaf Taavi Pae ja ootame siis jooksvalt Taavile ka küsimusi siia chatti. Nii, austatud president, linnapea, lasteaia juhtkond ja kõik kuulajad siin saalis kui kaugemal. Siin sai juba räägitud sellest rohelisest koolist ja rohelisest maailmavaatest, aga mina oma ettekandega läheksin natuke sellest rohelisest teemast võib-olla edasi, et lihtsalt üks niisugune mõttekäik, et üks pool on see looduse osa, mida siis see roheline kool hästi palju propageerib, kuid me oleme ikkagi ka inimesed ja meil on olemas kultuur, ehk siis kuidas need 2 asja kokku panna. Ehk siis see oleks selle jutu lühike kokkuvõte juba, aga ma esmalt näitaks ühte kaarti. See kaart on Eesti rahvusatlasest, see kaart näitab taimede sagedust siis nendes eri ruutudes, ehk kus te näete midagi kollasemat, seal te näete rohkem, seal on rohkem taimeliike kuni 700, mida siis selline rohelisem, seal on vähem ja kui te näete mingeid punktikesi seal, siis need punktid näitavad 2 taime, nendest üks on Saaremaa robirohi, mis seal Saaremaal on, see on ainukene taim, mis siis ainult Eestis kasvab. Et see me võime olla uhked, kui meil oleks vaja rahvustaime võib-olla, siis me peaks tegema selle Saaremaa robirohu. Tema probleem muidugi oleks see, et me ei saa seda, ta on haruldane ja meil on olemas üks rahvustaim on olemas, eks ju. Ja teine on siin soo jumikas, ehk siis selle kaardiga ma tahan öelda seda, et ega igasuguse loodusteaduse alus on ikkagi see, et me tunneme loodust. Me peame teadma mingeid lihtsaid klassifikatsioone, me peame teadma taimi näiteks antud kaardi puhul. Me samamoodi peaksime teadma linde. Samamoodi me jõuame kiiresti ka näiteks Eesti geoloogia või klimatoloogia juurde. Et ehk siis ma küll ei tea palju rohelistes koolis, aga näiteks väike ilmajaam. Et ikkagi me saaksime jälgida, võib-olla pole vaja ise ilmajaama ehitada, tänapäeval on neid ilmajaamasid hästi palju igal poole, aga lihtsalt, et kui näiteks lapsed tulevad kooli ja on 20 kraadi, siis ikkagi saabki näidata kraadiklaasi pealt, on 20 kraadi, eks ju. Et ehk siis, et selline kõige tavaline teadmine loodusest, see oli, on ja jääb. Ilma selleta me ei pääse mitte kuskile. Et me peame tundma teatud hulga taimi, me peame tundma loomi ja nii edasi. Nüüd, kui siit edasi natuke minna, siis sellel aastal Tartu Ülikooli botaanikud andsid välja ühe sellise tööriista, mille nimi on rohemeeter, te kõik võite seda ise proovida, lähete internetti, märgite ära selle koha, kus te olete, antud juhul ma märkisin ära Lotte lasteaia, ja ümber selle 500 meetrit siis tekib selline ala, kus siis on näha, milline on maastikuline mitmekesisus selles kohas siis. Ehk siis Lotte lasteaia ümber te näete,
et kui minna siit põhja poole ehk siis Raadi poole, siis on nagu maastikuliselt asi parem, seal ehk elab rohkem liike ja kui me lähme siia Annelinna päris majade vahele, eks ju, siis on asi natukene looduse mitmekesisuse või maastikulise mitmekesisuse suhtes keerulisem. No ilmselt seda saaks ka ilma selle arvutiprogrammita teada, aga kõik võivad mängida Eestis kohti läbi, et kus siis on nagu sellised looduslikumad alad ja see programm koosneb, seal on umbes 70 sisendit, et alates metsakuivendused ja linnades on see asi natuke veel teistsugune. Aga ehk siis, kui me tuleme eelmise slaidi juurde tagasi, et ühel juhul me peame teadma täpselt mingeid asju, aga see on juba analüütiline töövahend, eks siin on need asjad juba väga palju koos, et meil ei piisa ainult sellisest ühest liigi tundmisest. Et ehk siis võimegi öelda, et kui 100 aastat tagasi oli see liigi tundmine väga hästi või pidi olema nagu oli esmane, siis tänaseks hetkeks me oleme jõudnud, et me peame väga palju seoseid teadma. Ja selle kaardi peal, mis pärineb ka rahvusatlasest, me jõuame sellise teemani, et te näete, see on Eesti metsade kaart ja te näete seal hästi palju punast värvi ka. See, mis on punane, see on mets, mis on viimase 20 aasta jooksul maha raiutud. Osa võib olla ka tormimurd, eks ju. Et me ei hakka siin avama seda teemat, et kas metsaraie on hea või halb, aga selle slaidiga ma tahaks öelda seda, et juurde tuleb ka üks sotsiaalne aspekt siia. Et ehk siis me peame alati arvestama ka seda, et kuidas toimib majandus ja sotsiaalne keskkond. Ehk siis, kui me ühelt poolt teame, et puidutööstus on Eestis väga tähtis, siis kus on need piirid, et palju me siis ikkagi raiuda võime, teisalt on meil kuskil turismisektor, kes tahab jällegi tegutseda hoopis nende puutumatute metsade sees. Ehk siis, et me ei saa vaadata lihtsalt liigitundmist, maastikulist mitmekesisust ilma inimühiskonnata. Et kõik see teeb asja palju keerulisemaks ja võib-olla see mõte on midagi sellist ka, et kui ma vaatan oma tudengeid või ka oma lapsi või siis, et ühel hetkel ju lapsed tahavad teada midagi lihtsat, et mis puu see on, et selline lihtne küsimus, et ma arvan, see on see lasteaiatase, et mis puu see on ja siis peab see selge vastus olema, eks ju. Ja kuskil koolis või kuidas kellegil ja olenevalt erialast, aga hakkavad ikkagi, et kõik on kõigega seoses, eks ju. Ja siis, kui me saame veel vanemaks, siis me saame, et asi on veel, lisaks sellele, et on seoses, on veel väga keeruline ka, eks ju, et ei ole ainult seoses. Aga see oli mõnes mõttes nagu sissejuhatus, aga ma tahaks tulla ikkagi tahan tulla ühe teema juurde, mis mind elus on palju kõnetanud ja üks mees, kellega olen minagi palju kokku puutunud, Jaan Eilart. Et tema oli erialalt ühelt poolt botaanik ja teiselt poolt kultuuriloolane, ehk siis ta sidus väga palju kokku loodust ja kultuuri. Et ehk siis enamus kultuuri on meil kuidagi moel seotud loodusega. Ja üks raamat, mis on minu arust Eesti sellise looduskirjanduse klassika, ta on ilmunud 70. aastatel, tema pealkiri on siis Inimene, ökosüsteem ja kultuur. Ma arvan, et paljudel, kes ei ole võib-olla oma nõukogudeaegsed raamaturiiuleid tühjaks teinud, et see võib kuskil riiulis olemas olla, eks ju. Ma soovitan seda lugeda, et Jaan Eilart oli väga hea kirjamees ja see ei ole selline piiblimõõtu raamat, eks ju, seal on palju pilte ja ilusti vormistatud ja seal on neid seoseid päris palju siis toodud, et kuidas siis Eestis on loodus ja kultuur omavahel olnud seotud. Et ma siia kõrvale panin ühe pildi ka, kus Eilart näiteks istub Friedrich Douglasega, Douglas oli tema suur sõber ja nad käidi otsimas Eesti siis selliseid luuletajate ja ka muude kirjanike sünnikohtasid ja sinna Eilartil oli üks selline väga siis selline ilus idee, et ikkagi peaks tähistama neid kohti väga palju, et kui talud on näiteks kadunud, et siis peaks ikka märgid peal olema. Nii et see seos looduse ja kultuuri vahel on siis ikkagi väga tähtis, et ehk siis me jõuame sealt iga liigi tundmiselt ja süsteemide keerukusest jõuame selleni, et kuskil on sotsiaalne
inimene ja ka kultuuri osa selles. Ma toon ühe väikse näite lihtsalt ka ühest aspektist, mida mulle endale meeldib sageli palju pikemalt lahti rääkida, aga näiteks Eesti geoloogia. Et selline põhijoontes jaguneb Eesti geoloogiliselt 2, eks ju. Jällegi, et saab väga keeruliseks minna, aga kui väga lihtsalt rääkida, siis Lõuna-Eesti on liivakiviala, Põhja-Eesti on lubjakiviala. Ja kui te lihtsalt vaatate ka näiteks meie suuremate linnade, Tallinnas Toompead ja Tartus näiteks Toomkirikut, eks ju. Et selline väga lihtne meile igapäevaselt silmatorkav nähtus, mis tuleneb tegelikult väga selgelt meie looduslikest oludest. Ja see ei ole ainult niisuguste suurte hoonete puhul, siin teine näide on näiteks Rebala kalmed või et on lubjakivist siis või Lõuna-Eestis kohtame väga palju saviehitisi näiteks. Et selline lihtne näide ja nüüd kui ma mõtlen, et kuidas veel näiteks õpilastele meelde midagi jätta, siis õpilastele saab väga lihtsasti, et minu meelest vähemalt minu lapsed vaatavad ikkagi Viimset reliikviat, midagi ei ole teha, see on selline film, mis kõnetab ka tänapäeva lapsi ja siis kui lihtsalt mainida, et vaata, et kuidas saab olla, et ühel hetkel Gabriel on seal lubjakivi vahel kuskil Tallinnas ja järgmisel hetkel visatakse liivakivi pealt vette, eks ju, et see ei saa olla, nad ei saa poole päevaga niiviisi Eestis kohta vahetada ja siis loomulikult ma ei kritiseeri filmis on kõik lubatud, aga et selline, et võib-olla selline kujundikeel aitab palju selgemini nagu selgitada neid Eesti erisusi. Kui korra veel jääda selle Eilarti ja Tuglase juurde, siis mulle alati meeldib ka, ma ei sunni teid seda kõike läbi lugema, seda, mis siia pikk tekst tuli, aga see Friedebek Tuglas, et kui jääda veel korra sellise Eesti eri kohtade juurde, siis selle jutu mõte, mis Tuglas on Juhan Liivi koguteoses rääkinud, on see, et äkki on Eestis ka niiviisi, et kui me räägime kirjandusest, siis Lõuna-Eestist, kus maastik on künklik, et äkki on see paneb ka inimesi luuletama rohkem. Ja Põhja-Eestis, kus on selline lauskmaastik, seal on niisugune igav. Tuglas kirjutab, et vaata, et ka vaimuhaigusi rohkem näiteks Põhja-Eestis. Aga jäägu see nüüd päris analüüs võib-olla kirjandusteadlast, tegelikult on seda isegi analüüsitud, need seosed loomulikult ei ole nii üks-ühesed, aga ma olen ise mõtlenud alati, et kui te võrdlete praegu on Tõde ja õigus Tammsaare, kõik ilmselt mingil moel lapsed ka teavad, kus tegelikult on ju väga palju tööd ja vaeva kogu aeg. Ja teisalt vaadata kõrvale Toomas Nipernaadi, August Kailit, Lõuna-Eesti, kus ühel juhul on mure ja töö ja teisel juhul on selline romantiline küngaste vahel rändamine, eks ju. Et äkki ikkagi on see maastik mõjutanud. Kailit on selgelt siis lõunaeestilik kirjanik. Ja veel Eilarti radadel natuke jätkata ja jõuame ka Tammsaare radadele. Mul on väike dilemma kogu aeg tudengitele rääkides, et varsti jõuavad tudengid, kes ei ole Eesti krooni enam näinud käes, eks ju. Aga et Eesti kroon, me teame 25 kroonise peal, vähemalt enamus vist, kes kuulavad meil ikkagi mäletavad, oli Tammsaare siis talupilt ja nüüd läbi filmi ja kõige, ja tegelikult me ei pidanud seda filmi vaatama, üks kindlasti selline Eesti tunnusmaastik on raba. Aga et see läbi selle Tammsaare Tõe õiguse, see raba teema on Eestis ilmselgelt tähtsamaks saanud. Aga tulles jällegi, et kuidas on loodus ja kultuur seostatud, ma tooks mängu veel ühe mehe, ta on Jakob Kents on tema nimi. Ja tema on mees, kes tõi Eestisse sellise mõiste nagu Kõrvemaa. Me räägime, et kus Tammsaare tegevus toimub, eks ju, toimub Kõrvemaal. See filmi Tammsaare küll tehti Lõuna-Eestisse. Aga et Kõrvemaal, aga see Kõrvemaa sõna on üks hiiglama huvitav sõna. Ja see Jakob Kents, kes siin ka pildi peal on, siin on ka üks päis tema kunagisest kirjutisest, et üks omapärane kohanimi, et me kasutame tänasel hetkel Kõrvemaa maraton, Kõrvemaa looduskaitseala ja nii edasi. Ja samas me ju teame, et kõrve, see tähendab hoopis, Sahara kõrv tähendab hoopis nagu midagi muud. Ja tegelikult see Eestis ajalooliselt ongi tähendanud hoopis paksu metsa. Kõrv on tähendanud paksu metsa, ligipääsmatut laant, aga siis, kui tõlgiti piiblit,
eesti keelde. Siis sõna kõrb, mis piiblis sageli kordus, kuidas sa tõlgid eesti keelde, kui ei ole seda sõna eesti keeles olemas, eks ju. Noh, oleks võinud läti või sellest saksa keelest laenata või. Aga piiblitõlkijad võtsid kasutusele mingi sarnase maastikuobjekti, küll hoopis teises tähenduses, et noh, inimtühi küll, aga ühel juhul puud, teisel juhul, eks ju, liiv. Ja see tähendusväli siis on sajanditega muutunud, aga see sõna kõrb on säilinud meie kohanimedes, ehk talunimed ja just seal Kõrvemaal on väga palju kõrvenimelisi talusid. See võib olla ka selle niisuguse liitsõnana Laanekõrve näiteks või. Ta oletas ka näiteks isegi Tartu lähedane Kõrveküla, et võib-olla see on viide sellele, et kunagi oli see metsade sees. Ja tänaseks hetkeks, ühesõnaga, Kõrvemaa on ala, kus on palju kõrvenimelisi kohanimesi ja see on metsane. Ja Eestis on neid kohti mujalgi, kus me kohtame seda toponüümi ja tegelikult see viitab siis paksudele metsadele. Nii et ka kohanimi võib olla loodusega vägagi seotud, et jällegi me jõuame selleni, et kultuur ja loodus käsikäes. Nüüd mulle meeldib ikkagi rääkida kultuuri ja looduse seostest Eesti kroonide näidetel ja see sama Jaan Eilart, keda ma mainisin, see on nendega väga seotud, sest Jaan Eilart oli see, kes otsustas, millised sümbolid tulid meie kroonide peale. Ja tegelikult on need ju maastikupildid, et meil on mingid sümbolmaastikud, Toompea, Estonia teater, Tartu Ülikool, need on nüüd näited siis sellistest linnalistest maastikest, Põhja-Eesti Pank, väga ilusti läheb muidugi Eesti Pank ja Põhja-Eesti Pank kokku, ja Tamme-Lauri tamm ja 500 taga selline Lõuna-Eesti künklik maastik ja mis selle puhul oli veel, et Jaan Eilartil oli selge idee, et need mehed, kes seal ja üks naine ka vist, jah, peavad olema ka seotud sellega, et selles mõttes see ei ole lihtsalt, et ühel pool on pilt, et mõnel juhul on see seos natukene parem, Tammsaare puhul näiteks ikkagi on Tammsaare kodutalu ja tema pilt, eks ju, parempoolse selle rivi, see on siis Narva, et Paul Keresel väga palju seoseid Narvaga küll ei olnud, välja arvatud see, et ta sündis seal, eks ju, ta oli tegelikult rohkem Pärnumaa mees, aga noh, et Paul Keres ja see võimas maastik, mis seal on nii Narva jõe kui nende kindlustega, kus tuleb väga palju sisse ajalugu ka, see kollaaž, mis ma seal teinud olen, et see oli ükskord, ma otsisin üles selle koha, kus see 5 krooni, see pilt on tehtud, et paljud arvasid, et see on sealt Rootsi lõvi juures tehtud, aga tegelikult on see natuke teise koha pealt, mul isegi oli mõte, et sinna võiks sellise Eesti krooni mälestusmärgi panna, aga see vaade on võimas ja Karl Sarapi pilt, mis siis seal on keskmine, on siis tegelikult selle alus, mille põhjalt see rahaga tehti. Ehk siis nende rahade maastikega jõuan ma nüüd ettekande selline lõpuossa juba, et me jõuame sellise mõiste nagu rahvusmaastikud. Noh, siin on mõned punktid, et mis asi see rahvusmaastik võiks olla, et see iseloomustab mingit Eesti piirkonda hästi, ta võiks olla kajastatud kunstis ja kirjanduses ja seal põimub nii loodus kui ka siis kultuurilugu ja selle koha identiteet on enamikele meil eestlastest selge või eestimaalastest, et ehk siis, kui me võtame selle sama Tammsaare Väljamäe ja Kõrvemaa, siis see on midagi, mis on kindlasti üks Eesti rahvusmaastik, ja me võime ka kujutada, et kui Tammsaare ei oleks kirjutanud sellist suurteost, eks ju, et kas siis me lihtsalt oleks see piirkond selline loodushuvilistel teada, kindlasti ta ei oleks selline koht, kus tehakse teatrit, on muuseum ja võib-olla läbi selle filmi leiavad jälle uued põlvkonnad tee sinna. Muidugi nüüd on see, et see filmivargamäe võtab osa rahvast vist sinna päris Eesti lõunanurka, eks ju. Aga see on, ja noh, see pilt, mis ma siia juurde panin, et see lauluväljak näiteks, see on ka omalaadne rahvusmaastik kindlasti, et see paneb eestlastel või eestimaalastel südame teistmoodi põksuma ja seal on toimunud Eesti ajaloos väga tähtsaid sündmusi ja noh, juba see laulukaarega kas võime jõuda arhitektideni ja ehituskunstini.
Ja nendest rahvusmaastikest Jaan Eilart kogu aeg rääkis, aga kahjuks ei jõudnud tema siis seda nii-öelda programmiliselt, üle-eestiliselt välja töötada. Ja nüüd eelmine aasta see ikkagi lõpuks jõuti ja anti välja ka üks raamat või mõnes mõttes võib öelda, et 2 raamatut. Raamat pealkirjaga Eesti rahvusmaastikud. Selles mõttes Eestis väga huvitav raamat, et tegelikult sisu on identne, aga raamatu kaant on 2 eri tüüpi. Üks on talvepildiga ja teine on suvepildiga. Ehk siis me võime mõelda ka Eesti loodusest, et me oleme väga rikkas kohas elame. Minu meelest Fred Jüssi on seda ütlenud ka ja Ain Kallis ilmselt, et me oleme ikka klimaatiline suurriik, et me saame nautida ka talve, neid samu maastikke saame nautida nii suvel kui talvel ja muidugi ka kõigil vaheaasta aegadel. Ja nüüd selle kaardi peal ma olen sinna need punaste ringidega tõmmanud need kohad siis, mis on selle raamatu järgi Eesti rahvusmaastikud ja minu unistus, või ma ei tea, kas see oleks midagi sellist, et kõik me oleks need kõik kohad läbi käinud, eks ju. No selge, inimesed nii palju võib-olla ei jõua reisida, aga samas, et need on nüüd kohad, kus see põimub just see loodus ja kultuur, mõnes on loodust rohkem, mõnes kultuuri rohkem. Võtame kas või Palamuse või Vooremaa, eks ju, et kus tuleb siis Oskar Lutsu lood juurde. Ja ma olen isegi kunagi mõelnud niiviisi, et miks mitte võiks olla kooliprogrammis või lasteaiaprogrammis võib-olla, et kui me peame teadma mingeid valemeid ja teoreeme, eks ju, siis sama hästi võiks olla see, kui me lõpetame keskkooli, siis me peaks olema käinud ära mingist valimikust, näiteks 15 ette antud Eesti rahvusmaastikust 10, siis selliselt, et see oleks toetatud riigi või omavalitsuse poolt, mitte ei peaks klassijuhatajad seda raha kokku panema, ehk siis, et see peaks olema meil kuidagi organiseeritud. Ja ka see, et näiteks Saaremaa laps ta peaks, et ta ei ole et ta ei saa enne ülikooli astuda, kui ta ei ole käinud ekskursioonil ära Ida-Virumaal ja näinud pankrannikut näiteks. Või et selline mingi süsteem võiks ju olla ja nüüd kui rääkida, eks ju, võib-olla sellest lasteaia tasemest, siis et siin on neid punaseid ringe, tuleb alustada ikkagi oma kodu lähedalt, et mis on ikkagi siis tuttavam, et need kohad võiks siis läbi käia juba võib-olla lasteaia ajal, et eks siin Tartu piires, mõeldes oma lapsepõlvel tagasi, eks ikka seal Taevaskohas sai ikka juba kuskil lasteaias ära käidud, eks ju. Ja see olekski nagu see võib-olla sõnum, et läbi nende rahvusmaastike Eestimaa tundma õppimine on üks väga hea võimalus, kus siis me saaksime siduda selle nii-öelda looduse poole, millest ma loengut alustasin, et ehk siis see on väga tähtis, et me teame taimi, linde, aga et me tegelikult võiksime või peaksime jõudma kõik ka välja selle seosteni, mis toimuvad või mis on Eesti kultuuriloos. Ja sellega ma oma ettekandega lõpetan ja need rahvusmaastikud, et kui teil ei ole raamatut, siis te tegelikult leiate need ka Eesti Looduskaitse Seltsi kodulehelt, need lühikirjeldused, mille on kirjutanud Juhani Pütsepp ja Ingmar Muusikus on pildid teinud, ehk need oleks võib-olla niisugused sissejuhatavad sellesse maastikku, aga tegelikult eks kui juba seal sees olla, on seal väiksemaid õpperadu ja muid kohti, kus siis igaüks saab juba põhjalikumalt seda kohta avastada. Aga aitäh! Aitäh Taavile! Meid on jätkuvalt siin päris hulk koole lasteaeda vaatamas ja üle 100 ma vaatan siin kõvasti. Aga keegi midagi nagu küsida väga ei taha või nad ei ole seda nuppu üles leidnud. Aga ma küsiks ise, et kas teid saab ikka tellida ka kooli rääkima samadel teemadel, rahvusmaastike teemadel? Kas te käite niimoodi koolides lasteaedades? Eks kui kutsutakse, siis ikka käib. Ma küll ei tule meelde ühtegi korda, kus ma oleks ütlenud, et ei tule. Aga ma ei saa öelda, et neid sadu oleks. No kui nüüd meie sellised programmi põhilised õppeasutused on ikkagi lasteaiad, kui me läheme sinna lasteaia juurde,
Te rääkisite, et võiks kodulähedasi kohti avastada, aga kuidas ikkagi see rahvusmaastiku teema nii-öelda lasteaia lastele selgeks teha? Ma mõtlen oma väiksele lapsele, kuidas ma talle seletan seda teemat? Ei, ega ongi väga lihtne. Mina geograafina alati mõtlen ka, et kuidas, et see on kuidagi ikka niuke, et kui keegi küsib mu käest näiteks, mis on Eesti pikim jõgi või mingi, siis ma tean, et lasteaialaps, kui keegi küsiks, või algkoolilaps, siis talle on vaja öelda, et Eesti pikim jõgi on mingi nimi ja pikkus. Aga tegelikult, geograafina ma tean, et Eestis ka Pikima jõega on väga segane, et hakata, kas seal on Võhandu või Pärnu või, et aga sa ei saa nagu seal allpool, sa ei saa hakata väga keeruliseks saama. Ehk siis ega lasteaialapse, kui ma tõin korra selle Taevaskoja näite, et võib-olla ei olegi vaja esimest korda lasteaialapsel muud, kui et mine jookse Taevaskojas, eks ju. Ja võib-olla öelda, et siin on jäälind, väga ilus lind näidata, noh. Ja ongi võib-olla kõik, et selles mõttes et eks see ole nagu jah küsimus, et järk-järgult peab minema, et kindlasti ma arvan, lasteaialapsele rääkida rahvusmaastikust on võib-olla natuke keeruline, eks ju. Ta peab lihtsalt kogema seda nii-öelda omal nahal. Jah, et eks see ju kultuur, nagu Eesti kultuur selles mõttes ole, et me ju tegelikult geneetiliselt sünnime ikkagi ju puhtalt lehelt ja siis hakkame sinna juurde nagu oma seda mingit lugu sinna kasvatama, nii et kas on mingisugune selline maastik ka, sa rääkisid Saaremaa Robirohust, et kas on maastik ka, mis on Eestis ikkagi ainukordne, mida kindlasti tuleks kõigil külastada? Iga maastik, aga no eks me muidugi võib lugeda, et puisniidud ja alvarid, et mis on sellised, mida alvareid on mujal ka, aga võib-olla puisniit näiteks, mida on kindlasti mujal olnud ka, aga meil kuskil need, mida praegu hooldatakse, et need on kindlasti mingis mõttes erilised, eks ju, aga jah, et kas või see näiteks 5-kroonise vaade, et ega kindlasti Euroopas on, aga just niisugust kahte vastasseisu, 2 suurt kindlust, kust tuleb juurde ka see, et muutub tähestik ja usk ja nii edasi, eks ju, et sellised, et aga jah, et meil võib-olla päris sellist ju Eiffeli torni ei ole, mida kõik nagu tahaksid tulla maailmas vaatama. Kui me räägime linnakeskkonnast, et paljud lasteaiad ega väga kaugele nad ei lähe. Ütleme, väga paljud meie lasteaiad on siit ju Tallinnast või Tartust, eks. Et kus teie soovitate näiteks Tallinnas kindlasti ära käia, kus võib-olla mõne lasteaiad ei ole tulnud selle peale, et seal käia? Ega ma ei tea, kas näiteks Toompea torni lastakse lasta, võib-olla sinna minul algklassi õpilastel näiteks, nad olid väga elevuses, kui ma ütlesin neile, et läksime, ma näitasin lihtsalt Tartu Ülikooli peahoonet ja ütlesin neile lause, et tagauks on lahti, et nüüd me saame ülikoolist läbi ka kõik. Ja läksime ülikoolist läbi neile juba, seesama, et eks me niiviisi nagu kasvatame, et ühel hetkel nad näevad ülikooli ja Tallinnas, ma ei tea Toompea torni, kas vist äkki lapsi päris ei lasta võib-olla või ma ei tea. Sinna ekskursioone küll tehakse, ma tean. Aga kas või Kadrioru pargis jalutamine, eks ju, ja jalutada korra võib-olla sinna ülesse panga peale ja tekibki esimene tunne juba, et siin on midagi väga teistmoodi. Kas on veel kellelgi koha peal küsimusi äkki tekkinud? Meil on mõned inimesed siin ilusti distantsil istumas, kui siin arvutite vahendusel seda ei näe, aga jaa, palun. Ma ütlen selle edasi ka mikrofoni, mis on sinu lemmikmaastik? Jah, ma arvan, et see vahetub ka, et kindlasti on hetked, kus ikkagi oled armunud Saaremaasse ja siis mingi hetk oled Põhjarannikul, vaatad, et pagan, siin on ka ilus ja siis, kui kõnnid Toomemäel ja näed Tartu Ülikooli ja Toomkirikut, siis oled jällegi armunud. Nii et vastavalt olukorrale ja näiteks talvel, eks ju, ikkagi kui on ilus lumine talv, siis midagi Haanjast paremat ei ole, ma arvan, Eestis. Nii, aga ma näen, siiani ei ole tulnud ühtegi küsimust, kõik on hästi selge ja inimestel on juba suveks mõtted olemas, rahvusmaastike raamatud ja hakkavad siis ma loodan küll. Läbi käima neid, sest Eesti suvi on, ma arvan, sel aastal Eesti loodus on väga-väga olulisel kohal. Suur tänu Taavile, teeme talle aplausi. Tänan! Aga nüüd järgmisena läheme hoopis Sloveeniasse, kus kuuleme Gregor Cerari, kes on rohelise kooliprogrammi Sloveenia koordinaator ja tema jagab meile siis 25 aastat kogemusi säästvast arengust Sloveenia rohelistes koolides. Tema ettekanne on inglise keeles, aga slaidid on eesti keeles,
nii et loodetavasti saavad kõik niimoodi piisavalt aru ja ka Gregorile nüüd ootame kindlasti küsimusi Zoomi chatis, võite neid esitada siis inglise keeles või ka eesti keeles ja ma püüan neid, kui meil aega jääb, siis Gregorile ka tõlkida ja siis vastupidi tagasi, nii et palun, Gregor. Dear eco-coordinators, mentors and other participants from kindergartens and school in Estonia. Kind greetings on behalf of EcoSchool Slovenia. My name is Gregor Cerar and I'm a national operator. I would like to tell you something more about our work and activities within EcoSchool Slovenia. Before I start, let me introduce you to some facts about Slovenia. Slovenia has a population of about 2 million, which is only slightly more than in Estonia. We usually say that Slovenia is located in the heart of Europe or on the sunny side of the Alps. In Slovenia, we found a diverse mixture of different climatic and geographical characteristics, from Alps mountains to the Adriatic Sea and the Pannonian Plain. More than 50% of the country is covered with the forest, which places us in the third place as the most forested country in EU, just after Finland and Estonia. The country is also very watery and has lots of streams, rivers and lakes, but there are also some really beautiful waterfalls. Due to its rich natural diversity, I would definitely recommend Slovenia for holidays. We are a member of the FEE organization, Foundation for Environmental Education, and we implement all 5 FEE programs in Slovenia. I'm responsible for free educational programs, EcoSchools, WIRE, Young Reporters for the Environment, and LEAF, Learning About Forests. Besides, we also implement Blue Flag and Green Key programs. Program EcoSchool Slovenia represents the largest environmental network of students and teachers for education for sustainable development in Slovenia. As you can see, more than 100,000 kids, pupils, students, and over 8,000 teachers, eco-coordinators, implement over 5,000 environmental activities every year. We are creating the largest network within which we want to equip the younger generation with knowledge in various environmental fields and educate them to become active citizens. We will celebrate our 25th anniversary in the next school year, as we have started within the Association Dovis FEE Slovenia in 1996. An EcoSchool program is nowadays implemented in more than 700 institutions, from kindergartens, primary and secondary schools to universities. And we cooperate with different stakeholders, like ministries, local communities, business partners, locally and in the EU level. We cover 10 environmental topics, and in the last 3 years, a special attention is paid on food and climate change. So different activities are implemented within these topics. On the slide, you can also see increase of eco-schools in the last 25 years. As mentioned, we are a leading SDG network in Slovenia, and we encourage kindergartens and schools for outdoor activities and learning. We offer different projects in cooperation with partner supporters and didactical materials, and we try to link them also with SDG goals. We truly believe that not only knowledge, but also skills and critical thinking is developed within our eco-schools. Eco-schools are located all around Slovenia, as you can see. As all other eco-schools around the world, we follow the 7-step methodology, and we also have kind of online platform, eco-portal, which is set to follow and monitor how 7 steps are implemented in our eco-schools. At the beginning of the school year, activities are written by schools, and then implemented during the school year, and at the end of the school year, in May, June, reports are submitted. During the school year, we also visit schools and monitor their progress, let's say, on field. Our eco-coordinators believe that the involvement of institutions in eco-school program brings many benefits. Some of these are listed here, like improved environmental activities in school with practical and simple solution, permanent education, professional support by eco-school team, network of regional coordinators, our web application eco-portal with 7 steps,
participation in international projects, cooperation with companies from business sector and also expert organization, connecting parents, local communities and professionals, and also material and financial awards, sharing the good practice among each other. But all in all, we can say, or they say, that they are proud to be members of the International EcoSchools family. Through different communication channels like web pages, Facebook, Padlet, and other publications such as monthly EcoSchools newsletter, we regularly inform, educate, and raise awareness and promote different environmental activities. Besides that, we also organize yearly National Green Flag Award Conference in September, regional conferences, different workshops, many activities in nature like planting trees, demonstration of good practices. Recently, we implement also very popular online webinars. We already implemented about energy literacy, healthy lifestyle, how to make videos, astronomy, beekeeping, and so on. We also have our vision, and we say that EcoSchools is a leading, generally recognized and implemented program of environmental education in environmental awareness institutions. EcoSchools program and Green Flag represent added value for participating institutions and also visibility among the various stakeholders, and Green Flag is present in the best Slovenian institutions. As already mentioned, our main topics in the recent year is climate change. For this topic, we prepared different leaflets, working sheets, contests for the best classroom with the lowest carbon footprint, and the best climate change teachers will be organized, and we plan to organize 100 workshops in the next school year on climate change, of course. Within climate change, we are developing CO2 calculator, so schools will be able to monitor their carbon footprint, and they will measure their carbon footprint on heating, electrical appliances, lights, traffic transportation, packaging, and food waste. You can see on the slide how CO2 calculator will look like. We prepare and offer different projects, so EcoSchools can select these projects, and depends what they're interested in. They select it and then they also implement and report about. There are many environmental activities implemented, and there are also some other topics which are very popular, such as energy or biodiversity, like the Great Hunt plant, or also school gardens. On food waste project, we cooperate with our retailer Lidl, international retail chain, and we encourage our teachers and students to carry out activities to reduce food waste, not only in school, but also at home. I believe that it will be easier to present projects and activities in pictures, so a short video was prepared. Enjoy watching. On behalf of EcoSchools Slovenia, I would like to congratulate all Green Flag awarded institutions, and I wish you a healthy and successful environmental work also in the future. Thank you very much for your attention. Aitäh hivasti!
Jaa, aitäh, nagu te aru saite, siis Gregori ettekanne oli ette salvestatud, kindlustamaks, et see ilusti meile siia eetrisse jõuaks. Aga nüüd peaks Gregor olema Sloveeniast meil otse laivis ühendatud, et me saame talt natuke küsimusi küsida. Hello, Gregor, do you hear me? Yeah, welcome Slovenia. We are here in Estonia giving the green flags, and thank you for the presentation. Every eco school in Estonia hears and sees you right now. I hope they see you as well. Yeah, I see you from this iPad. Yeah. So you have 25 years of experience in with eco schools. We have 5 years of experience. How do you keep the motivation level up so long time? Good question. Yeah. First of all, there are maybe some 20 or 25 schools from the very beginning. It means that it's been with us for the whole period. But it also happened that some schools come and go, but return later. How to motivate them? We are here to give them opportunity, to give them projects and different opportunities how to develop their environmental work. So we are constantly searching for new topics, for new challenges, and getting also some best practice from abroad, from different countries, and then we discuss with our eco schools, with our eco coordinators, what could be implemented also in Slovenia. So our role here is to somehow give them experience from the rest of the world, from the eco school family, from 72 countries all around the world, and to somehow help them implementing activities in Slovenia. Of course, schools, and we have from kindergartens to primary, secondary schools, as well as universities. They know best which activities can be implemented within their own environment. But it also helps if we connect different eco schools within Slovenia, so they know each other, and we also try to give them opportunity to connect with eco schools from other countries. So constant movement, constant project, new activities. For example, now webinars are very popular due to current situation. We cannot visit schools as we did it in the previous years. And now we implement different, or we show different webinars. And yesterday we had our 7th webinar, and we usually have around 200, 300 participants which watch those presentations. And I'm really happy that we can keep contact with our eco schools on that way, because we cannot visit them personally. And the other thing is also organizing different conferences, workshops. We have to be in contact with them to get feedback from their side, what is interesting for them. And then we also give them some, let's say, projects which are prepared within eco schools and can be implemented in kindergartens and schools. I have one question from the schools. How many 100% outdoors kindergartens are among Slovenian eco kindergartens? Outdoors, 100%. How many? I would say some 30%, but it's my estimation. I don't have the exact number, unfortunately. I can check it, but I would say between 30 and 35%. Is it growing, the number? Yes, it's growing. It's been very popular in the recent years. We are lucky in Slovenia that I believe that almost every kindergarten and also almost every school, urban or rural, they have their own
school garden or kindergarten garden, and a lot of them also have outdoor classrooms. It's been very popular in the recent years. Thank you. You have also universities in your program. We don't have. Why we should have, and what's the use for them? It's actually a logical step. Eco program in Slovenia has been for 25 years. It means that the generation of kids who started 25 years ago are now in the faculty or even in their jobs. So it's been kind of development. It was actually a requirement from students in secondary school how to continue their work also in the university. So we get some good practice, good experience, especially from the United Kingdom. They have started with so-called eco-campus or eco-universities some 10 years ago, and it's quite a specific, it's not the similar eco-school program like in primary or secondary school, but we have to work with each and every faculty within the university, one-to-one activities, because they are the way of work within universities is quite different than the work within primary or secondary schools. But in our experience, but also experience of other countries, is that it's a kind of logical step. Students who implement it, who work on eco activities in the primary, secondary school, they want to continue also at the university. So I believe it will also happen in Estonia sooner or later. So last question, how to keep going till we have 25 years of experiences? First of all, I would like to congratulate all the Green Flag Awards awarded schools. It's an achievement. Being eco school is something special, and I would just encourage them, although it's difficult, especially in the previous months was quite challenging due to all the situation, but just keep going. I mean, environmental activities are something so natural. So I believe that majority, let's say almost all kindergarten schools are doing different environmental activities already now, being included in eco school program or not. So environmental activities are something natural, something which is normally present already now. So it's just a question, why joining eco schools? And I believe that eco schools program as such is giving a systematic, targeted approach how to develop environmental activities even on a higher level. So I believe that there are certain advantages being eco schools as eco school program within the international eco school family. So environmental activities are nowadays, I would say, almost must. So it's not something exotic, but it's something so natural, so present already that we just have to give opportunity to younger generation to tell us what and how can be done on environmental field. So give opportunity, first of all, students as well as teachers, and hand in hand, we can build better world. Thank you very much, Gregor, for the experiences, sharing these, and for the presentation. And let's hope to see you and meet you in the future. Thank you. Bye. Nii, ma loodan, et te saite aru, mis Gregor rääkis. Põhimõtteliselt oli tema sõnum ikkagi, et see kogemus 25-aastane ja see motivatsioon püsib tänu sellele, et on tehtud väga palju rahvusvahelist koostööd ja võetud kogemusi teistelt riikidelt üle uusi tegevusi ja see EcoSchool'i või rohelise kooli programmi
olemasolu õppeasutuses on nagu must, see peab juba olema, et see ei ole mingisugune lisategevus, vaid see tänapäeva ühiskonnas, see kuulub selle juurde ja just niimoodi koordineeritult teha on seda palju parem kui lihtsalt omal käel. Midagi sellist vist oli. Aga nüüd me läheme edasi ja kuulame nüüd ühe ettekande veel. Sellised ametlikumad on kuulatud, aga nüüd on hea võtta möödunud õppeaasta kokku ja kutsun siia nüüd Rohelise kooli programmi Eesti koordinaatori Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu Loodusmajast ja Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts ning alates sellest õppeaastast viib selle tegevusi ellu Tartu Loodusmaja. Nii et palun, Eeva. Täna on tõsine pidupäev. On põhjust tähistada. Enne, kui me oma tähistamist jätkame, püüan ma lühidalt kokku võtta selle ühise aasta, mis on meil selja taha jäämas, õppeaasta siis. Nagu ka Gregori ettekandest juba läbi käis, üks number, neid riike, kes selles programmis osalevad lisaks Eestile, on palju. Õpilasi, kes on, ja lapsi, kes on moel või teisel programmiga seotud, on 19,6 miljonit hinnanguliselt. Ja õpetajaid, kes samuti osalevad, on rohkem kui meid Eestimaal kokku, hinnanguliselt 1,4 miljonit. Ja neid koole, lasteaedu, sealhulgas siis meie, see arv läheneb juba 60 000 ja lippe on üle 17 000 üle antud. Et need numbrid on väga muljetavaldavad. Igaüks saab järgi vaadata täpselt, mis riikides neid programmi tegevusi ellu viiakse. Eesti kohal on samuti täpp, on 64 riiki, kuid lisaks on veel riike, kus osalevad siis ainult rahvusvahelised koolid. Ja meie Eestist oleme siis taas selle programmi liikmed alates 2016. aastast ja 2 aastat on see programm üle-eestiline. Nii et meil järgmine aasta siis algab 5. aasta. Mis meil eelmine aasta toimus? Meiega on liitunud 31 uut õppeasutust möödunud õppeaastal. Õppeaasta ei ole veel läbi. Liituda saab ka tegelikult täna. Eriti hea meel oli mul järgmisel hommikul, kui öösel hilisõhtul oli välja kuulutatud eriolukord ja kõigil meil, ma arvan, oli natukene selline hõredam tunne. Ja hommikul oli minu postkastis üks liitumistaotlus Pärnu Kadri lasteaiast. Ja see tekitas sellise hea tunde, et meie tegutseme edasi ja meie ring suureneb. Ja eriolukorra ajal on tulnud veel ka Riisipere lasteaialt meie liitumistaotlus kohtunud, ma veel mõistetavalt ei ole, aga tere tulemast meie perre. Ja kokku on meil õppeasutusi juba üle 140. Ja kui veel numbritest rääkides, siis Eestist osaleb tegevustes siis üle 35 000 lapse ja õpilase. Ja 3700 õpetajat on see suurusjärk, kes siis moel või teisel on kaasatud. Me jätkasime ka see õppeaasta oma toredate kohtumistega, võrgustikuseminaridega üle Eesti. Teemadeks olid meil elurikkus, rääkisime täpsemalt linnurikkusest. Selline keeruline teema, mis kindlasti tuleb üha uuesti tagasi meie erinevate koolituste ja kohtumiste seminaride läbi kliimamuutus. Ja veel vahetult enne olukorra imelikumaks, keerulisemaks muutumist õnnestus meil veel kohtuda ressursside kasutamise ja targema tarbimise teemal. Et kõik selliseid väikseid valikuid, mida me igapäevaselt teeme, nii eraisikuna kodudes kui ka õppeasutustes omavad ju tegelikult tohutult suurt mõju. Ja järgmine nädal kohtume veel mõnede unetute õpetajatega, loodame heale ilmale ja uurime ühiskoos veel nahkhiiri, et sellele õppeaastale siis toredasti joone alla tõmmata. See aasta uus tegevus oli rahvusvahelisel tasemel veebinarid, kus oli võimalik osaleda õpetajatel ja mõned seminarid olid suunatud siis ka õpilastele. Ja neid oli tõesti väga erinevatel teemadel, ringmajandusest
kuni kuidas on õues õppe seotud mitte ainult meie füüsilise, vaid ka meie vaimse tervisena, kuidas panna fotodele häid pealkirju, kuidas üldse häid fotosid teha, et neid oli tõesti erinevaid ja need on ka endiselt järgi vaadatavad, et on võimalus veel ennast harida. Ja loomulikult me ise, õppeasutused, tegid väga palju toredaid oma koolitusi, seminare. Tallinnas toimus ka üks suurem seminar, suur Pae lasteaed korraldas oma looduskonverentsi, kus jagasid kogemusi erinevad lasteaiad. Et selliseid kohtumisi ja vastastikuseid külastusi oli omajagu. Jätkus seda küll viimast hooaega Taani poolt keskselt korraldatud suurem projekt elurikkuse paremaks tundma õppimiseks suur taimejaht 5–11-aastastele õpilastele ja jätkub tänu Haaredile nende eestveetav projekt, mille tulemus on sügisest kõigile kättesaadav. On valmib üks hea uus käsiraamat 5–9-aastaste laste õpetajatele, mis jällegi siis aitab paremini, annab võtmeid ja tööriistu, kuidas siis seda ümbritsevat keskkonda tundma õppida. See õppeaasta oli tõesti teistsugune. Rohelise kooli võrgustiku jaoks algas see õppeaasta teistmoodi natuke ootamatustega juba septembrikuus, kui 12 meie kooli, kes asuvad Bahamal, tabas orkaan ja see mõju, mis sellele järgnes, otsustati Taanis keskselt siis korraldada toetuskampaania nendele 12 koolile, keda mõnda tõesti füüsiliselt seda maja enam ei olegi. Ja toimub annetuste kogumine ja ka Eesti on sellega ühinenud. Talv ja kevad tõi meile uue olukorra viiruse näol, haigestumiste näol ja tänu sellele, kui me talvel lootsime, et me siin täna kevadel saame rääkida ka Venemaaga koostööst, mida põnevad sealsed rohelised koolid teevad, oleme käinud mõne õpetajaga koos ära väga põnevas kohas Tatarstani vabariigis, Eco Ideas festivalil, siis need jäävad siis nüüd tulevikku. Seda kogemust me siis seekord täna jagada ei saa. Kuid vaatamata sellele ootamatusi teisaastale on põhjust olla õnnelik kui tänulik. Meil on palju häid koostööpartnereid ja kaasamõttejaid ja toetajaid, nii vanu, kuid ka uusi. Ja mulle endale tundub, et see meie maailmavaade, ehk tõesti tänasel päeval on väga oluline hoida, mitte ära unustada majanduse käima lükkamise tuhinas seda keskkonnaväärtust, siis mulle endiselt tundub, et see keskkonnahoidlik maailmavaade järjest laieneb, see muutub iga päevaga järjest loomulikumaks osaks ja need väärtused leiavadki ühiskonnas ka meil järjest suuremat kandepinda. Need muutused on keerulised, aga need on võimalikud. Ja mis kõige tähtsam, mille pärast ka me täna kohtume, meil on need muutuste elluviijad. Meil on need õppeasutused, kes on valmis neid muutusi eest vedama. Eelmisel aastal, täpselt samal ajal, anti Tallinnas üle 43 õppeasutusele rohelised lipud. Ja need õppeasutused see kevad siis, võime öelda, tõendasid, kaitsesid seda lipu jätkuvat kasutusõigust. 16 neist said selle lipu möödunud kevadel juba teist korda, olles siis juba kogenud programmi liikmed. Ja 25 õppeasutust taotlesid seda esmakordselt. Ja meil on hea meel, et kõik need õppeasutused jätkavad oma tegevust ja viivad seda väärtust koos õpilastega ja lastega edasi. Ja nüüd ongi see hetk, kus ma annan edasi või tagasi sõna Kristole, sest oleme jõudnud ringiga tagasi, kust me alustasime, ehk siis nende tänaste roheliste lippude saajate juurde. Aitäh, Eeva, ja nüüd on tõesti hea minna jälle ringiga edasi, sellepärast, et me läheme ringile ümber Eesti. Ja nüüd me alustamegi virtuaalse lippude üleandmise tseremooniaga. Vaatame, kuidas see uuel ajastul meil siin õnnestub, aga
üks tähelepanek veel öelda, et kes ei ole seal Zoomis enda kasutaja nime ümber vahetanud ja pannud järjekorra numbri ja õppeasutuse nime sinna, siis teid me näidata ei saa, sest me ei tea, kust kohast te täpselt olete. Et kui enamik on ära vahetanud ja enamiku nimesid me teame, siis teid me saame ka seal lehvitamas näidata. Aga tõesti 33 õppeasutust ja alustame nüüd siis lippude, me veel ei alusta, aga me kohe hakkame kirjeldama seda, mida seal tehti. Ja ma vaatan siin praegu, kes on veel oma nimesid pannud siin. Meil on üle 100 arvuti siin praegu, 150 juba on ühendunud, sellepärast, et meile tundub siin koha peal, et me räägime siin vähestele inimestele, siin saalis on mõned inimesed kohal ka, aga tegelikult meid vaatab terve Eesti ja selles mõttes on oluline, et meil saaksime teid näidata ka kõigile teistele, sest me vaatame, kuidas selline virtuaalne ringlus siin välja tuleb. Kas me tehniliselt oleme juba sinna poole teel? No huvitav. Igatahes, kes veel ei näinud seda ülekande algust, ma vaatan, on siin on liitunud veel inimesi siin arvutitega, siis ülekande alguses esines meil uus rohelise kooli programmi patroon, kes on Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja tema andis füüsiliselt täna siis üle lipu Tartu Lotte lasteaiale, kes on ka täna meie võõrustajad siin, me oleme Tartu Lotte lasteaia saalis. Nii et füüsiliselt on üks lipp üle antud, virtuaalsel teel anname täna teised lipud üle ja loodetavasti füüsiliselt jõuavad need lipud ka varsti siia, teile sinna õppeasutustesse. Kas me võime nüüd pihta hakata? Ei või veel. Ja kes ei tea, ma ei öelnud ka ülekande alguses oma nime, minu nimi on Kristo Elias. Selle ma unustasin ära. Aga mul on väga hea meel isiklikult ka loodusajakirjanikuna näha, et rohelise kooli programmis on nii palju õppeasutusi ja neid tuleb aina juurde. Et võib-olla tulevikus võiks näiteks kooli astumisel või lasteaia valikul olla see ka üks põhiline valik. Ma ei tea, kas see praegu täna on, aga see on huvitav mõte, et kui me läheme aina loodusteadlikumaks, siis kui õppeasutus on rohelise kooli programmi liige, siis see on, ma arvan, väga suur argument, et seal sellega süsteemselt tegeletakse. Ja nüüd me võime alustada, sellepärast, et nüüd läheb väga põnevaks, vaatame siis, kes meil siia nüüd ühendunud on. Ja me läheme järjekorras esimesena Ida-Virumaale ja Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju pälvib siis esmakordselt rohelise lipu. Seal ollakse nii puhtad, nemad tervitavad meid, nii puhtad, et õppetegevuste läbiviimiseks peavad õpetajad ise prügi maha puistama, aga kõik saab puhtaks ja rütmipillid jäätmetest tehtud. Mesimummi rühma lapsed käivad iga päev oma lemmik tammepuud kallistamas, lastega lepiti kokku, et nad meenutavad emmedele issidele liikumise tähtsust ning võimalusel saab ka need pereauto endale puhkepäeva. Nii et tervitame lasteaed Kirju-Mirjut veel kord. Palju õnne teile! Aga läheme nüüd Kohtla-Järve lasteaed Tarekesse, kes siis teevad ja lipp on tegelikult juba kohal. Ja nemad teevad aktiivset rahvusvahelist koostööd, neil on palju täppisteaduse tegevusi, tehakse palju põnevaid katseid, veest teavad need lasteaia lapsed rohkem kui mõnigi kooliõpilane ja on kahtlus, et nad on ka taaskasutuse meistrid. Nii et palju õnne ja tervitused taaskasutuse meistritele! Nii, liigume edasi. Lääne-Virumaal, ja seal on lapsed on tõesti ilusti kohal. Lääne-Virumaal on meil eralasteaed Kaur, kes on kollektiiviga ilusti eetris ja nemad on tõenäoliselt Eesti tuntuim kanadega lasteaed. Lasteaia kuurist on saanud kanakuut ja laste igapäevategevuste lahutamatu osa on kanade eest hoolitsemine, toitmine, munade korjamine, koristamine.
Ise kasvatatud taimede müügist saadud tulu eest osteti lasteaia hoovile kasvuhoone, vanast liivakastist tegid õpetajad kõrvitsakasti. Tervitused eralasteaed Kaurile! Ja läheme nüüd Lääne-Virumaale Rakverre, Kungla lasteaeda ja samuti kollektiiviga ja Kringel ja Kohvi on seal juures. Nad on ilusti vaadanud meie ülekannet. Nemad käivad aktiivselt prügikoristus- ja alutuskäikudel. Toimuvad õues õppepäevad, mil rühmad viibivad kogu päeva õues. Suvel ka magatakse õues. Nemad on ka Rakvere lasteaedade ühisalgatuse Roherannakud linnarahvale eestvedajad. Palju õnne ja palju edu Kungla lasteaiale! Ja meil on siin nüüd Lääne-Virumaalt Rakke kool, kes on ilusti koolimütsid peas ja vaatavad meid. Neil ei ole kooliaias mitte peenrad, vaid lausa põld ja saagi koristamisest võtab osa terve koolipere. Palju õnne teile ja tervitused sinna Rakke kooli! Aga järgmisena on meil suur kool, Jüri gümnaasium, kus on lausa 1250 inimest ja seal on väga palju erinevaid tegevusi, sest kõik on võimalik. Ühiselt toimub õueala arendamine, kus on õpilaste enda valmistatud mööbel, taimekastid ja peenrad. Õpilaskohviku tulust soetati ja istutati viljapuud, millele on lisatud õpilaste koostatud liigikirjelduse tahvlid. Kooli õpperajale asendati kahjustunud tahvlite asemel uued. Kooli õpperaja baasil valmis töölehtede mapp ja seda kasutatakse erinevates kooliastmetes. Toimus ka keskkonnasõbraliku moekonkurss show. Ja lehvitage ja tehke meile seal virtuaalseid huilgeid. Kõigil on labidad ja rehad ilusti käes, no suurepärane. Aga läheme nüüd Harjumaale Randvere kooli, kellel on lausa maskott seal. Oi, kes see selline on? Väga huvitav. Nemad ehitavad linnumaju ja putuka hotelle, koostasid talilindude värviraamatu ning saatsid selle haiglas viibivatele lastele värvimiseks. Palju õnne teile ja edu teile tulevikus. Ja maskotile ka. Ja järgmisena läheme Paldiski ühisgümnaasiumisse, kes teavad täpselt, kuidas teha kohvipurust energiat ja oskavad täpsemalt jäätmetest rääkida. Koolihoovi valmis oma kompostkast ja muidugi on loodusõppe ja palju muud ja nagu mitmed teised on ka nemad oma üritustel loobunud ühekordsetest nõudest. Ja seal on ka keegi härra Öökull vist või? Jah? Palju õnne teile, edu teile! Seal on ka koolipere vaatamas ilusti. Nii, järgmisena läheme Paldiski lasteaed Naerulinnu juurde, kes korraldab kõik võimalikke keskkonnaüritusi sügislaatadest taaskasutuslaatadeni, matkadest olümpiamängudeni. On lisandunud uusi teemasid, näiteks rändekalad ja paisude mõjud kalade elule. Neid on hea uurida koos ekspertidega. Lasteaias käis sel teemal eraldi esineja. Palju õnne teile ja edu ja naerulindu teile tulevikuks ka. Super, lehvitavad lippudega. Nii, nüüd me oleme Laagri lasteaias Harjumaal ja nemad kandsid rohelise kooli võrgustikuga liitumise päeval kõik seljas rohelisi riideid ja kolletamispäeval kaunistati oma mütsid loodusliku materjaliga. Keskkonna ülevaatuse tulemusi esitleti plakatitel. Lasteaial on traditsiooniks saanud enne jõule korraldada näituse erinevate materjalide kasutamisest. Laagri lasteaia rühmadel on lindude nimed ja linnud on meil seal ilusti eetris ka. See on vares, jah? Või kes see on seal? Täpselt nii, noogutavad. Palju õnne teile ja edu teile! Rannamõisa lasteaed on meil ja näete, kes seal on kits. Neilt võib küsida ideid, kuidas tähistada maailma toidupäeva lasteaias. Samuti jätkavad nad visalt selgitustööd, et küünla ümbris on väärt kraam isegi vana metalli kogujate hulgas. Lisaks lastele on neil küülikud ja kitsed ja kasvuhoone. Palju õnne teile! Väga tublid olete! Nemad on juba teistkordsed siis lipupälvijad, nii et väga-väga tublid. Ja teistkordsed lipupälvijad on ka Tondi põhikool. Ei, ma vaatan, siin on
Tallinna Kuristiku gümnaasium on meil siin eetris, jah. Ja Kuristiku gümnaasiumis lepib iga klass igal õppeaastal omavahel kokku ühe keskkonnateo, mis siis ühiselt ellu viiakse. Kaasõpilaste harimisest lillede istutamiseni, prügi korjamisest rääkimata. Ka linnud teavad, et tegemist on sõbraliku kooliga, kus kasvavad head linnutundjad. Sel teistsugusel kevadel pesitses staadioni kaugushüppe kastis kajakas ning koolihoov pakkus kodu 2 kajaka pojale. Teistkordne lipupälvija samuti. Palju õnne teile ja edu teile tulevikuks. Kas meil Tondi põhikool jäi vist videos vahele, sellepärast et nüüd on juba Tallinna Laagna gümnaasium seal eetris ja tervitused teile, lipp juba lehvib. Neil pidi toimuma ülekooliline teatripäev Roheline mõtteviis, aga see ootab oma aega, kuid näidendid on ju valmis. Kui on vaja aga head keskkonnateemalist plakatit, küsi Laagna gümnaasiumist. Palju õnne ja tervitused teile! Ja ka Tallinna Kadrioru lasteaed on meil nüüd, nemad on ka teistkordsed lipupälvijad ja neil on taimepeenrad, on taimeteede tegemine ja lastega ühine tee joomine siis, jah. Sel aastal pandi mulda ka erinevaid jäätmeid, et uurida, mis neist edasi hakkab saama. Loodetavasti neist midagi ikkagi saab. Palju õnne teile ja edu edaspidiseks! Nii, kes meil nüüd siin ühendub? Tallinna lasteaed Sipsik. Ja Sipsik on samuti teistkordne lipupälvija. Sipsiku lapsed osalevad mitmetes põnevates projektides, millel juba mõned põnevad nimedki nagu loodus rahustab mu meelt, seda uurin veel ja veel. Ja tarkus on lapsele nagu päike loodusele. Aasta tegijad ehk aasta loom, lind, puu, kala, seen ja liblikas jagati ära rühmade vahel ja näiteks aasta kala lõhet uuriti kõigi 5 meelega. Palju õnne teile ja palju õnne ka Sipsikule. Nemad samuti teistkordsed lipupälvijad. Tallinna lasteaed Südamäki on meil nüüd seal videopildis ja neil on lastel õueoleku ajal võimalik igal ajal kasutada luupi looduse uurimiseks. Nii on uuritud tigusid, vihmausse, lehti, marju, seeni. Jäätmetekke vähendamise nädalasse kaasati ka lapsevanemaid. Palju õnne, samuti teistkordsed rohelise lipupälvijad. Nii, Tallinna Liikuri lasteaed on meil nüüd eetris, teist korda pälvivad rohelise lipu ja neil on õppetegevustes osalevad ka robotid, kes aitavad näiteks leida tee veekoguni või valida tervisliku materjali salati jaoks. Neil on oma õue lasteaia hümn. Lisaks kõigele muule jõutakse teha ka loodusteemalisi multifilme ja nii pered kui õpetajad said osaleda flashmobil Kevad on käes. Palju õnne teile ja edu edaspidiseks, teistkordsed rohelise lipupälvijad. Nii, Tallinna Liivalossi lasteaed on nüüd siin ka samuti teistkordsed lipupälvijad ja neil elavad lasteaias vahvad lemmikloomad nimedega Ti ja Gu. Käbisid ja kastanimune kasutab isegi muusikaõpetaja. Jagavad oma blogis toredaid õppematerjale, loodus ja keskkond on kõikjal. Palju õnne teile ja edu edaspidiseks. Hoidke motivatsiooni kõrgel. Nii, kes meil on? Liivamäe lasteaed. Tallinna Liivamäe lasteaed. Tere teile. Neil on siis väga palju erinevaid põnevaid koostööprojekte. Pikaajaline koostöö Metskitse taluga, Harju Kalurite Liiduga. Neil on 100 meetrit harivat aeda. Lasteaia aial on eri teemad, viimati vanasõnad, varem olnud rahvariided. On kasvatanud nii tibusid kui konnakulleseid, taimedest ja vihmaussidest rääkimata. Palju õnne teile! Edu! Tallinna Mesimummu lasteaed on meil nüüd ja tere kõigile! Samuti esmakordsed siis lipupälvijad, neil lisaks enda hoolitsemisele tuleb hoolt kanda ka loomade eest. Varjupaigale toitu ja esemeid saab koguda ka ühiselt lasteaia perega. Palju õnne teilge, olge väga tublid ja minge loodusesse.
Tallinna Virmalise lasteaed. Nemad viisid läbi, tere! Jaa! Nemad viisid läbi üle lasteaialise kampaania Prügi pooltund, laste ja lapsevanemate jalutuskäigud loodusesse, kus koos korjati prügi ja juhiti tähelepanu looduskeskkonnale. Väga tublid olete, palju õnne teile ja lehvitage ikka rohelist lippu. Nii, kes meil on järgmine siin? Meil on tõesti palju asutusi siin eetris, kas meil on keegi Tallinna Virmalise lasteaed ikkagi lehvitab veel? Lehvitame teile. Kas meil tuleb veel keegi videos? Pärnu Tammsaare lasteaed. Pärnumaal siis, Pärnus, jah. Kust tuleb soov? Tervist teile! Kes need teil seal vahel istuvad? Kes need on? Mingisugused tammeturud vist või? No igatahes. Kust tuleb soojus? Energia teema on keeruline, aga legoklotside ja kõrte abil saab ühiselt teha selgemaks soojuse teekonna meie radiaatoritesse. Ja seda muidugi soojas kampsunis. Elektrisäästu nippidest tasub lasteaias palju rääkida, tulemused on varsti näha. Ja muidugi õuesõppe, peenrakastid ja loodusrada. Palju õnne teile ja edu teile ka tulevikuks. Lehvitage ikka rohelist lippu. Nii palju on siin meid vaatamas, see on väga-väga tore. Nii, kes meil järgmisena tulevad? Paikuse lasteaed, Paikuse maja. Tervist teile! Ilusti on sättinud ennast laua taha. Nemad võivad teisi harida jäätmete teemal. Palju meist on teinud jäätmeauditit. Kasvatavad maitsetaimi, õpivad häälimist ja arvutamist seemnete ja seemnepakendite abil. Palju õnne teile ja edu edaspidiseks. Niimoodi, kes meil on veel siin tulnud meie ülekandele videopildiga? Elva lasteaed Murumuna. Tervist teile. Murumuna on vist seal tagapool, jah? Jaa, tere! Lasteaiarühmadel on loodusest võetud nimed, neil on näiteks liblikad, lepatriinud, jänkukesed ja ritsikad. Taimekastid annavad tänu heale hoolitsusele rikkalikku saaki, kui talvel ollakse vähemalt korra jahedamas toas ja soojas kampsunis, roheliste koolide sooja kampsuni päeva tähistamine on veebruaris, siis kevadel otsitakse aktiivselt loodusest kevade tervitusi. Palju õnne teile! Edu edaspidiseks. Head murumunad. Nii, Luunja lasteaed Midrimaa. Tere teile. Luunja lasteaed Midrimaal on taskud täis häid näiteid veemaailma tutvustamiseks. Ise lume tegemisest kuni puuviljade uurimiseni ja munakoored sobivad ideaalselt väikesteks külvipotikesteks. Palju õnne teile. Edu! Nii, kas meil videos on veel keegi? Teie võite veel seal lehvitada, sellepärast et kõik näevad teie lehvitamist. Väga ilus logo on teil ka. On. Nii et lehvitage aga lippu. Meie ootame, kas veel keegi tuleb meile eetrisse või muidu jätage teie täiesti lõpuni siin Luunja lasteaed Midrimaa meile videopilti. Mul on päris palju vahele jäänud siin koole lasteaedu, aga sellest pole midagi. Kas meil tuleb veel keegi eetrisse? Ma võin ka ilma videopildita veel üritada ära lugeda asutused, kes on täna rohelise lipu väärilised. Kahju, et te rääkida ei saa, muidu võiksite kogemusi vahetada. Nii, kas meil tuleb veel? Või ma räägin mõnda sellist, kes ei pääsenud eetrisse. Ma räägin seda, mida teeb Tartu lasteaed Lotte. Oi, mina olen eetris.
Tartu lasteaed Lotte, kes on meil võõrustajad, neil on siis palju matku ja meisterdamisi, taaskasutust ja nii edasi. Aga erinevalt paljudest teistest teab Lotte lasteaiapere, millal tähistada rahvusvahelist naeratamise päeva. Ja küll on hea ka vabalt kulgemise päev. Igas kuus on meie lasteaias selline päev, kus lapsed saavad minna tegutsema üle kogu maja. Igas rühmas on ette valmistatud tegevus, mida lapsed seal teha saavad. Samuti saavad lapsed lihtsalt käia teistes rühmades mängimas. Tegevused on ka ruumides, kus muidu saavad lapsed käia harvem, näiteks direktori kabinet, õpetajate tuba ja muu selline. See suurendab töötajate ja laste turvatunnet ning toob inimesi üksteisele lähemale. Kas on meil veel keegi videos liitunud? Ei ole. Siis ma võin siin proovida ära lugeda need inimesed või need õppeasutused, kes jäid lugemata. Näiteks Sutlemaa lasteaed Linnupesa Raplamaalt. Sellelt lasteaia õpetajalt võib küsida, milliseid marjapõõsaid lasteaeda istutada ja milline peab olema üks hea keskkonnateemaline etendus, mida lastele ise esitada. Palju õnne ka neile. Ja Pärnumaal on meil veel Paikuse lasteaed Paikuse maja, kes võivad teisi harida jäätmete teemal. Paljud meist on teinud jäätmeauditit. Kasvatavad maitsetaimi, õpivad häälimist ja nemad olid vist ka eetris. Vaatame, kes meil vist ei olnud siin veel. Kas meil Tallinna Unistuse lasteaed vist ei olnud. Neil on lasteaed, kus on imelised aknalauad, laste külvatud taimed ja kaunistatud istutuskastid. Neilt saab mõtteid, kuidas lapsevanemaid kaasa tõmmata. Tallinna Virmalise lasteaed vist ka ei olnud. Või ikkagi oli. Prügi pooltund oli neil. Ma vaatan, kes meil ei olnud veel. Tallinna Liivamäe lasteaed. Väga palju erinevaid põnevaid koostööprojekte, pikaajaline koostöö Metskitse taluga, Harju Kalurite Liiduga, 100 meetrit harivat aeda. Nemad ka olid meil eetris. Aga saab uuesti ära rääkida. Nii. Tallinna Meelespea lasteaed, teistkordsed lipupälvijad. Väga põhjalikult õpitakse tundma kooliõue külastavaid linde. Igal rühmal on lausa oma lind ja lasteaia tublid õpetajad on loonud põnevaid loodusteemalisi viktoriine, töölehti ja muid õppematerjale, mida nad oma blogis ka teistega jagavad. Me hakkame vist jõudma lõppu. Ja näiteks Tallinna Kivimuru lasteaed, samuti teistkordsed lipupälvijad. Nemad siis ütlevad, kes ütleb niimoodi, õppida saab ju kõikjal ja seda on hea ka kasutada. Näiteks lindude kohta õppida on eriti hea neid tähelepanelikult vaadeldes ja oma märkamisi päevikusse kandes. Lasteaia õuel on peenrad, redise saak on juba maitstud ja on ka oma loodusrada. Ma arvan, et meil on üks põhikool on veel teistkordne lipupälvija, Tondi põhikool. Nendega välja minnes ei tohi unustada prügikotti taskusse pistmast. Lapsed on usinad koristajad igal ajal ning nad küsivad, kas teie koolis on juba kotipunkt. Neil on ja ammune traditsioon on teha Tallinna Botaanikaaiale ja Tallinna Loomaaiale pesakaste. See samuti jätkub. Ma loodan, et ma ei ole nüüd kedagi 33 õppeasutusest ära unustanud, aga paar kooli vist meil on veel. 23 ja Seli. Tallinna Seli lasteaed, kas on meil eetris? Ei ole eetris, aga nemad on samuti teistkordsed lipupälvijad ja neil sobib teha näiteks sellist asja nagu keskkonnateemalisi lühietendusi laste endi poolt. Ning kui on vaja abi orienteerumise korraldamiseks, siis Seli lasteaias on olemas metoodilised juhendid. Ja retkede moto on, et mängides õpime. Me oleme vist läbinud nüüd kõik 33 õppeasutust. See oli raske. See on see virtuaalne tseremoonia. See ei ole nii lihtne, kui ulatad lihtsalt selle rohelise lipu, vaid see tähendab tehnilist virtuaalseid oskusi. Ja ma arvan, et me saime sellega hästi hakkama, sest väga-väga tore oli näha,
kui palju oli ikkagi meiega liitunud koole ja lasteaedu, kes vaatasid kas koos oma kolleegidega või siis lastega. Selles mõttes on väga tore. Et ma arvan, et see virtuaalne aeg on andnud meile palju uusi kogemusi ja ka mulle praegu. Nii et ma arvan, et me hakkame siit oma ülekannet lõpetama. See oli väga-väga ilus ja huvitav üritus. Ma loodan, et tulevikus on võimalik ikka saada kokku füüsiliselt ja vahetada kogemusi näost näkku, sest sotsiaalne suhtlus füüsiliselt on ikkagi parem. Suur aitäh kõigile ja palju õnne kõigile rohelise lipu pälvijatele ja kena suve teile, nautige loodust, Eesti loodust ja ma arvan, et sügisel tulete uute kogemustega tagasi ja on mida lastele edasi anda. Aitäh ja lõpetame siit Tartu Lotte lasteaiast.